Arvad, et tead Blueit? Sari on täis peidetud detaile, millest enamik fänne ei tea midagi. Siin on saladused, mida pead nägema. 1. Pretzelil on 2 ema. Ühes klassiruumis stseenis räägivad lapsed lemmikloomadest ja suupistetest. Pretzel mainib oma emasid, kui räägib oma plehku pannud Meriseast. Jah, näiteks kui mu Merisiga ära jooksis, ütles mu ema mulle, et ta võib tagasi tulla. Ta ütleb seda kiiresti, nii et paljud vaatajad ei pruugi seda esimesel korral märgata. Saade ei tee sellest suurt numbrit. Pretzeli perekonda näidatakse igapäevaelu normaalse osana. Nii näitab Bluey erinevaid perekonnatüüpe, ilma et lugu peatuks, et midagi selgitada. 2. Stranger Things. Osas Geeklaud räägivad Chili ja Pompomi ema vaikselt, samal ajal kui lapsed mängivad. Nende hääled muutuvad vaiksemaks, kui nad räägivad ühest saatest. Mõlemale meeldib. Loodan, et nad toovad sind tagasi 4. hooajaks. Jah, ma loodan küll. Kas sa pole Troyt näinud, ema? Nad mainivad üht tegelast ja kohta, mis on lumine ja kaugel. Stranger Thingsi fännid saavad aru, mida nad mõtlevad. Selle stseeni lõbu seisneb selles, et 2 ema tunnevad sama elevust, mida fännidki, kui ilmub uus treiler. See näitab väikest seost Bluey, pargi ja saladustega täidetud maailma vahel. 3. Bluey õpib võitluskunste. Ühel õhtul viib pere prügikastid välja. Bluey kannab karategiid. Alguses on tema vöö valge, hiljem muutub see kollaseks, kui ta harjutab ja areneb. Saade ei rõhuta seda muutust. See on vaikselt näidatud, mis laseb vaatajatel ise Bluey edusamme märgata. See on väike detail, mis näitab, millega Bluey tegeleb väljaspool põhijuttu. 4. Sõbralik kritseldus. Bingo alguses näeme Bingo tuba. Seinal on joonistus Blueist ja tema sõbrast Jean-Lucist, kes naeratavad koos. See joonistus on oluline, sest see tuletab meile meelde nende telkimisreisi. Saates ilmub sama joonistus uuesti, kui pere räägib emadepäevast. See on samas kohas seinal. See näitab, et Bluey mäletab endiselt oma sõpra ja seda reisi. Algupärases episoodis näeme laual vahtrasiirupit, mis vihjab, et Jean-Luc on prantsuse-kanadalane. Joonistuse uuesti nägemine näitab, kui palju Bluey oma sõprust hindab. 5. 101 dalmaatslast episoodis. 8 jalg. Liigub lugu Chloe koju. Maja on moodne ja särab päikese käes. Ukse peal olev number on 101, mis on väike vihje. Chloe perekond on dalmaatslased. Ja maja number viitab loole 101 dalmaatslast. See detail on lihtne 2 silma vahele jätta, kuid premeerid vaatajaid, kes mäletavad klassikalist lugu. 6. Me oleme Bucky Dunstanit juba varem kohanud. Episoodis The Sign on sõbralik kinnisvaramaakler nimega Bucky Dunstan. Ta kohtus Banditiga juba ammu, kui Bandit oli noor. Üks klassikaaslane ütles kunagi midagi, mis pani Banditi mõneks ajaks joonistamise lõpetama. See klassikaaslane oli nimega Bucky Dunstan. Kui Bandit temast Draconis räägib, näidatakse seda mälestust hiljem ja Bucky tuleb täiskasvanuna tagasi. Nende ühine minevik seletab, miks Bandit nii reageerib, nagu ta reageerib. 7. Bluey peidetud viited mänguasjades peidus. Mõned mänguasjad Bluey maailmas viitavad päris mänguasjadele. Chattermax näitab mõnikord sama energiat nagu Furby mänguasi. Blueys väike auto meenutab vaatajatele Cozy Coupe. Polly Papi nimi on sarnane kuulsa mänguasja seeriaga. Mõned mänguasjad näevad välja nagu tegelased mängudest või filmidest. Näiteks üks pehme mänguasi meenutab Sansi mängust Undertale ja üks tähega pall näeb välja nagu see, mis on filmis Mänguasja pood. Need mänguasjad muudavad mängustseenid lõbusamaks vaatajatele, kes neid märkavad. 8. Bingo mängib autos tuttavat mängu episoodis Märk. Pere ootab autos. Bingo liigutab oma sõrmi üle akna, hüpates ühelt esemelt teisele. See on sama mäng, mida Chili talle õpetas reisil, kui tahvelarvutid jäid koju. Mäng on lihtne, kuid lõbus. Kui näeme, et Bingo mängib seda mängu uuesti, näitab see, kuidas väikesed mängud võivad lastega kaasas käia. See on soe meeldetuletus väikestest traditsioonidest. 9. Indiana Jones. Ühes stseenis jooksevad Bandit ja tüdrukud mööda koridori. Bandit veeretab nende poole suurt joogapalli. See on viide filmile Kadunud laeka jälitajad. Ta nimetab mängu isegi Raidersiks. Veerev pall on nagu kuulus kivirahnu stseen sellest filmist. Hiljem ütleb Bandit, piletit pole, ja viskab Bluey kotttoolile. Mul ei ole seda. See on sarnane sellele, kuidas Indiana viskab kurikaela Zeppelinist välja. Lapsed naudivad tagaajamist, samal ajal kui täiskasvanud märkavad viiteid. 10. Sõrmuste isand. Selles episoodis jookseb Bingo Banditi poole oma sulgvõlukepiga. Bandit sirutab käe välja ja hüüab, sa ei pääse läbi. Elutuba näeb siis välja nagu tuline sild sõrmuste isandast. Hiljem on veel üks viide, kui Grandad peidab end tüdrukutega puujuurte alla. Kaadri ülesehitus meenutab stseeni, kus 4 hobiti peidavad end tumeda ratsaniku eest.
keerdunud oksad ja tardunud tegelased taas loovad selle hetke filmist nii, et see pole kohe äratuntav. 11. Pikk koer. Pikad koerad on Bluey üks lõbusamaid peidetud detaile. Neid võib näha paljudes kohtades. Riiulitel, mänguasjade taga, kappides, akendel ja isegi pühades stseenides. Mõnel on triibud, mõnel on mähkmed, mõnel on väikesed jõulumütsid. Neid on lihtne märkamata jätta, sest nad sulanduvad taustaga. Pika koera leidmine on nagu väikese aarde leidmine, mis ühendab erinevaid episoode. See on peaaegu nagu oleks saates stseenides peidetud salajane kaart. 12. Bluey armastab viidata teistele populaarsetele meediatoodetele. Mõnikord viitab Bluey teistele lugudele või filmidele. Saates võib olla väike viide Ozzy, Indiana Jonesi või Pink Floydi peale. Need viited ei võta lugu üle. Täiskasvanutel on neid lihtne märgata. Lapsed saavad episoodi ikkagi nautida, isegi kui nad neist aru ei saa. See teeb saate lõbusaks igas vanuses vaatajatele. Context. Jack ja Rusty tahavad mängida sõjaväge. Kui Calypso on loo lõpetanud, küsivad Jack ja Rusty uuesti, kas nad võivad sõjaväge mängida. See on nagu varasem seiklus, kus Jack õppis keskenduma, järgides Rusty rahulikku ja enesekindlat eeskuju. Nende elevus näitab, kui palju see varasem hetk neile tähendas. Kuigi Rusty isa teenimisest kaugel ei räägita enam, tuletab lugu vaatajatele meelde poistevahelist sidet, mis tekkis koos mängides. 40. Numbrimärgil on salajane sõnum. Healerite pereautol on numbrimärgil peidetud detail. Sellel on kirjas 419 HLR. Paljud fännid arvavad, et see viitab helesinisele värvile, mis sobib Healerite perele. Saade ei too seda kunagi välja, kuid kui vaatajad seda märkavad, saab sellest väike siseringi nali. Numbrimärk ilmub vaikselt paljudes osades, lisades terase pilguga vaatajatele veidi lisalõbu. 15. Bluey geniaalsed peidetud vihjed. Blueyl on igas episoodis palju väikeseid peidetud detaile. Tennispall veereb mõnikord märkamatult üle stseeni. Pikk koeramänguasi võib ilmuda riiulile. Need detailid on vaikselt taustal ega sega põhilooga. Lapsed võivad rõõmustada, kui nad palli märkavad. Täiskasvanutele meeldib märgata väikseid esemeid taustal. Iga peidetud ese lisab loole natuke lisalõbu. 16. Chilli muusikamaitse. Kui Chilli tuleb jooksult tagasi, on tema muusikamängi all Prisma kujundus. See näeb välja sarnane Pink Floydi kuulsa albumi kaanega. Koera stiilis versioon on tagasihoidlik. Lapsed ei pruugi seda märgata, kuid täiskasvanud saavad viitest aru. See lihtne jooksustseen näitab natuke Chilli isiklikku maitset ja iseloomu. 17. Fire Emblemi lihavõttemuna Hammerbarnis on palju taustanalju. Üks peidetud detail on esemete siltide komplekt, mis vastavad Fire Emblemi sarja nimedele. Need ilmuvad väga kiiresti ostukorvi riiulil. Enamik vaatajaid ei pane seda tähele. Animaatorid lisasid selle vaikse viitena sarjale. See on peidetud ühes poe kõige kiiremas stseenis. 18. Hambahaldja raha. $5 rahatäht, mille Bluey saab hambahaldjalt, ei kao pärast ühte osa ära. See ilmub uuesti ka teistes osades. Seda nähakse taskutes, mütsides, tänavamuusiku kausis ja mujal. Väike kleebis rahatähel aitab vaatajatel selle liikumist jälgida. Fännidele meeldib märgata, kus see järgmisena ilmub. See loob taustal väikese loo, mis liigub vaikselt läbi Bluey maailma, samal ajal kui pere tegeleb oma igapäevaste seiklustega. 19. Cat Squad episoodis, kus Healeri perekond valmistub pulmadeks, kuuleme, kuidas Chilli, Bandit ja Stripe laulavad väikest laulu, mis lõpeb sõnadega Cat Squad. Kasside rühm! Kui me vaatame majas hoolikalt ringi, märkame seintele kleebitud kasside rühma kleepse, külmkapil magnetit ja isegi mänguasjade voodit kasside rühma piltidega. Taustal mängiv muusika on kujuteldavast kasside rühma saatest ning selles on isegi väike kitarrisoolo ja mjauguvad helid. Tundub, et saade tahtis näidata, et Bluey ja tema sõbrad naudivad samuti väikeseid telekaseiklusi, täpselt nagu lapsed päriselus. Kasside rühma esemed ilmuvad mitmes episoodis, kuid neid on lihtne märkamata jätta, kui sa ei pööra tähelepanu. 20. Wintoni ja Tergeri vanemad leiavad oma õnneliku lõpu. Teiste episoodide taustal võime märgata, kuidas Wintoni isa Cornelius ja Terrieri ema hakkavad üksteisele lähemale jõudma. Varasemates episoodides nägime Corneliust kohtingutel erinevate koertega ning ta tundus veidi kurb. 3. hooaja episoodis Täiuslik vaatab ta piknikul nukralt alla, mis vihjab, et asjad ei läinud hästi. Aga episoodis TV-pood näeme teda ja Terrieri ema koos aega veetmas. Ja episoodi märk lõpuks sõidavad nad koos lastega tagaistmel minema. Need olid vaid mõned peidetud detailid, mida me Blueys märkasime. Milline neist üllatas sind kõige rohkem? Või märkasid sa mõnda, mida me ei maininud? Anna meile teada allpool kommentaarides ja nagu alati, kohtume järgmises videos.